Palun, Kristjan, sõna sul. Head kuulajad, ma arvan, et midagi, mis tänases Eestis on puudu, on kohati selline tulevikuvaade, et mis nägu on Eesti majandus 10 aasta pärast, mida me pakume välismaailmale. Ja kohati võib ka piiruda ainult Eestile pakkumisega, aga ma arvan, et järjest tähtsav küsimus on see, et mida me pakume välismaailmale, mis on Eesti väärtuspakkumine. Ja töötades täna enamus ajast Eestis küll asutatud, aga rahvusvahelisel turule suunatud ettevõttes Teleport, kus me tegeleme ka sellega, et aitame linnadel ja riikidel leida viise, kuidas investoreid ja talente enda juurde tuua, ma näen, et see sõda, see konkurents läheb kogu aeg järjest tihedamaks. Ja kui sul ei ole seda lugu, et kes sa oled või mida sa pakud, siis see konkurents läheb raskemaks. Et ma arvan, et täna on väga hea, et meil on siin selline diskussioon tulemas. Ja ma alustuseks küsiksingi kõigi paneelis osalejate käest, et kas Eesti täna on tööstusettevõtjale või tööstusinvestorile atraktiivne asukoht. Kellest me alustame? Robert. Tere ka minu poolt ja palju õnne Estonian Cellile kõigepealt. Ma arvan, et ma alustaks võib-olla sellise nagu võib-olla halva uudisega, et tõenäoliselt nendele investoritele, kes otsivad siit arengumaadele omast tootlust, on parimad ajad möödas. Arengumaad, siis viisakam väljendus on siis developing country. Eesti on jõudnud minu hinnangul oma arengus ja investeeringutes täiesti tavalisele tööstusriigi tasemele ja me näemegi, et siia tulevad investeeringud, kes tegelikult ei hinda sellist kiiret tootlust, vaid pigem arusaadavat ärikeskkonda, arusaadavat riskikeskkonda ja saadakse aru ka, et mis laadi väärtuspakkumist või lisaväärtust just Eesti pakub suuremas ketis. Et mida ma tahan öelda on see, et selliseid investeeringuid, kes on nagu tulnud siia, me oleme näinud lahkumas mõningaid viimastel aastatel, nagu ütles ka härra Siim Kallas, et välisinvesteeringud on pigem läinud negatiivsemaks. Kuid Eesti keskkonnana on täna ikkagi väga atraktiivne just sellistele ettevõtetele, kes hindavad, mida siin ka ennast nimetati, arusaadav riskikeskkond ja mitmed teised just dünaamilisele ja bürokraatiat vähendavale arengule suunatud keskkonnana, kui ma just võrdlen lähinaabritega. Ma annaks edasi. Toomas, sama küsimus, et kas oleme atraktiivne? Ka minu poolt kõigepealt tere päevast ja õnnitlused Estonian Cellile. Aga ma arvan, et sinu küsimusele peale 2 esimest ettekannet on lausa rõõm vastata, et see on lausa unelmate riik, kuhu investeerida. Vaadates nii Heinzel Grupi kui ka Wienerbergeri iseloomustust Eesti majanduskeskkonna kohta ja nagu sealt võis välja lugeda, et meil on ainult üks probleem, mis on vaja lahendada, need on elektrienergia hinnad. Et eks me selleni pärastpoole diskussiooni käigus kindlasti ka jõuame nende ettevõtete pinnalt, aga kui nagu natukene tõsisemalt vaadata, kuigi see kõik, mida nad näitist on tegelikult õige, peab paika Eesti suhtes, et minu arvates on hästi oluline see, et kes seda ütleb, kas meie ütleme, et on nii, nagu need 2 härrasmeest veendunult väljendasid või ütlevad need, kes on väljastpoolt vaatavad ja on siia raha investeerinud. Nii et ma arvan, et see oli tõepoolest väga positiivne sõnum, et me tihtipeale oleme ise nagu põhjendamatult enesekriitilised selle majanduskeskkonna suhtes, kus me tegelikkuses oleme. Aga kui tervikuna vaadata, siis tõepoolest peateemaks olid ka välisinvesteeringud, siis eelmise aasta lõpu seisuga välisinvesteeringute kogumaht Eestisse oli 17,3 miljardit eurot. Ja see on kasvanud igal aastal, kui me vaatame alates aastast 2009, suurusjärgus 1 miljard on lisandunud. Mõnel aastal natukene rohkem, mõnel aastal natukene vähem, aga ta on jäänud suhteliselt stabiilseks kõikide nende viimase 5-6 aasta lõikes. Ja kui vaadata ka suurimaid investorriike, kes siia on siis investeerinud, siis esikohal on Rootsi 4,3 miljardiga, teisel kohal on Soome 3,9 ja kolmandal kohal oli siis Holland 1,7. Nii et see on nagu esimene selline mõttekoht, et 1 miljard, kas seda on siis piisavalt või mitte, ja summa summarum 17,3 ja sinna kõrvale kindlasti tuleb panna ka teine pool, et kui palju on siis Eesti ettevõtted investeerinud ise välismaale, siis see number on 5,6 miljardit eurot tänase päeva seisuga, et minu jaoks täiesti üllatavat, ärge mu käest küsige, mis selle taga on. Esikohal on Küpros 1,2 miljardiga,
aga selles samas lahtris tegelikult on ka Läti ja Leedu, nii et need on need riigid, kuhu siis Eesti ettevõtjad on nagu välismaal investeerinud, nii et aga summa summarum, et kui ka algne küsimus oli see, et kas me tahame investeeringust, otse loomulikult, nagu ma olen korduvalt tsiteerinud Jüri Mõisa, keda ma ka siin saalis nägin, et kes juba 10 aastat tagasi ütles, et kogu maailm võitleb investeeringute, inimeste ja turistide pärast, ja tõepoolest nii see on, nii et ma arvan, et meil on hästi läinud, aga ei ole põhjust rahul olla sellega, mis täna on. Olari Taal, kuidas teile tundub? Kui vastata konkreetselt küsimusele, et kas Eesti on investeeringuid meelitav riik, siis kui vaadata arvusid, ma arvan, et ei ole. Et kui meil täna pakub rohkem investeeringuid, kui tuleb juurde, eks ühesõnaga, siis elementaarne matemaatika näitab, et meil on midagi jätnud tegemata. Aga mis see midagi on? Et nüüd on see diskussiooni järgmine osa, et mis on need kohad, mis teie arvates oleks tarvis parandada? Kindlasti esimene asi on see, et me peaksime lõpetama sõja õhutamise. Ehk ükski normaalse mõistusega investor ei pane oma raha kohta, kus poliitikud räägivad, et meil on siin äärmiselt ohtlik olla. Meil on siin kõrval mingi suur naaber, kes kohe tuleb meile, võib tulla meile kohe kallale. See on selles mõttes kumal jutt, et kui Putin ütles, et 6 korda on tal vähem inimesi kui NATO ja Euroopa Liidul kokku, siis tegelikult on 7 korda ja majandus on tal 19 korda väiksem. No ta ei tule ühele NATO riigile kallale. Ja esines see, et keegi ju ei pane raha sellise kohta, kus keegi võib ära varastada. Tuleb varastatud raha ära. On selge sõjaõhutajate sõnum täna, eks Eestis välja. Ja teine põhjus on see, et tõenäoliselt meediat meile ei meeldi, aga meie maksusüsteem vajab sellist tõsist revideerimist. Mis suuna pealt? Tööjõukulud on kõrged, kui me vaatame kas või praegu, et meil keskmine palk tõusnud 7%, eks ühesõnaga, see tähendab, tööjõukulud on tõusnud 7% ja kui me jämedades joontes vaatame, et 61% ühesõnaga netopalgale ehk see, mis inimene saab, 61% on suurem tööjõukulu, eks siis selge on see, et see paneb nagu mõtlema. Kiire palgatõus kindlasti seos sellega, et meil Euroopa Liidus on meil ees. Ja kui meil tööjõumaksud jäävad selle tasemele, siis on ilged halvasti. Toomas Kivimägi. Võib-olla 2 repliiki sellele, mida Olari nagu ütles, et mis puudutab Venemaad, ei tahaks küll seda teemat siin nagu tõesti väga lahti võtta, aga üks siin saalis oli ja on öelnud ühe sellise väga särava mõtte, et heidutus ei tohi muutuda ähvarduseks, et ta võib seda ise öelda oma autorist, mul ei ole voli seda väljendada, et ma arvan, et selles on väga tugev iva tegelikult sees, et see on Jüri Raidla, kes on sarnaselt väljendanud ja minu arust see on väga hästi öeldud, on ju, et heidutus on üks asi, aga ähvardus on juba hoopis midagi muud, nii et selles mõttes ma olen ka nagu seda meelt, et sellega on nagu liiale mindud ja tegelikult see ei ole pelgalt sõnakõlks, aga ma ütlen veel kord, ma ei taha selle foorumi ülearu seda, aga toon lihtsalt ühe näite, üks Norra ettevõtte, kes on investeerinud tuuleenergiasse päris palju, on kaalunud tõsiselt oma osaluse müüki Eestis ja ühe põhjusena 3 on see sama geopoliitiline risk, mis ta on nagu välja toonud. Nii et ma arvan, et tõepoolest, et me ei tohiks seda nagu ise võimendada, vaid pigem vastupidi, et mina tegelikult kõikidel kohtumistel presidendikandidaatiga, kellel mul on võimalust olnud, olen alati küsinud seda, et kuidas nemad ikkagi näevad suhete parandamist nagu Venemaaga. Ja mina näen, et just nimelt president võiks tegelikult seda rolli kanda. Et tänasel valitsusjuhil ja valitsus on see mõnevõrra keeruline kõige selle taustsüsteemi juures, aga vabariigi president võiks olla üks see, kelle üks põhieesmärke võiks olla lihtsalt
mitte paitada inimeste päid, vaid tegelikult üritada parandada suhteid Venemaaga, nii et see võiks olla üks väljakutse ja ma olen ka seda meelt, et me ei saa oma naabrit valida, Venemaa oli, on ja jääb meie naabriks, kuigi kaubavahetus Venemaaga on tõepoolest üsna tagasihoidlik tänasel päeval kuskil 6% ainult, aga tegelikult need võimalused, mida meil oleks kasutada, oleks palju suuremad ja teiseks, nagu Olari vihjab, et see mõjutab tegelikult ka investeeringute tulemist, täpsemini siis mitte tulemist ka Eestisse. Teine, mis tööjõumaksude teemat puudutab, et siis siin on natukene vaidleks Olariga, et tõepoolest see on põhiväide, mida ettevõtjad on öelnud, et tööjõumaksud on Eestis kõrged ja nad on suhteliselt kõrged, et seda nagu ei saa eitada. Aga teistpidi paneme sinna kõrvale, et ikkagi palgatasemes on jätkuvalt meil väga suur eelis. Et kui ütleme, tööjõumaksud enam-vähem on samal tasemel, aga kui me võtame, kui Soome keskmine palk on 3300 eurot, siis meil viimases teises kvartalis oli ta kuskil 1163 eurot, siis tegelikult palgavahe iseenesest on jätkuvalt veel 3 korda meie kasuks. Et selles mõttes nagu jah, isegi kui ka tööjõumaksud on mõnevõrra nagu suuremad, siis sellisel juhul nagu see tööpalga, keskmise palga erinevus tegelikult annab ja jätab ikkagi veel olulise eelise tegelikult investeeringute tegemisel Eestisse. Ja teine repliik, mida ma sellega seoses tahan nagu öelda, on see, et ja ma arvan, et Olari seda kindlasti pidanud ka silmas, et on illusioon, kui me arvame, et me võiksime tervikuna Eestis maksukoormust vähendada. Tänase maksukoormus tervikuna on kuskil 33-34%. See ei ole reaalne vähendada maksukoormust. Mida on võimalik teha? Loomulikult maksukoormust ümber jagada, tõstes tööjõumaksude pealt, mida valitsus on ka teinud, üsna valuline on see sama sotsiaalmaksu teema, tegelikult 1% langetada, maksab riigieelarve jaoks 90 miljonit eurot. Ma ei tea, kas see on veel suur võit, kuna teiselt poolt see kaotusi on ka päris palju selle kõrval olnud, ja teiselt poolt läinud aktsiiside peale, nii et see on võimalik, aga maksukoormust tervikuna ma väidan, et nagu Eestis langetada ei ole võimalik, see oleks väga populistlik, kui me tänagi vaatame näiteks pensionidele, sotsiaalmaksust ei jätku, me maksame pensionidele peale 400 miljonit eurot lisaks riigieelarvest sellele, mis me kogume kokku sotsiaalmaksuna, nii et selle juures just, et selle juures nagu öelda, et langetame makse, aga loomulikult see on alati valikute küsimus ja printsiibis ma olen päri, et tööjõumaksud iseenesest on kõrged, kuigi neid on ka langetatud, võtame üksikisiku tulumaks 26 pealt 20 peale, sotsmaks protsendipunkti võrra allapoole ja natuke ka töötuskindlustusmakset, aga ilmselgelt on see kõrge, ma olen sellega nõus. Aga miks siis parandust ei maksust? Valikute küsimus, see on täiesti valikute küsimus, et see on kindlasti üks võimalus ja kui te panite tähele ka, kuna see oli ajakirjandus ka Siim Kallas tegelikult, kuna ju omavalitsuste poole pealt on ka päris palju valijamehi, siis tema tõepoolest käis välja 2 ideed, üks oli tõepoolest kinnisvaramaksu teema ja teine oli tegelikult ka tehingute maksu teema, nii et näiteks see tehingute maks on ka päris huvitav, mul oli äsjane kogemus Hispaanias, minu elukaaslase tütre mees on seal, tegeleb kinnisvaraga ja nad ostsid ühe korteri ja kuna nad panga käest said mõnevõrra odavamalt, siis ei läinud palju mööda, kui tuli tegelikult maksuamet ja ütles, et selle kinnistu tegelikult maksumus oli mitte 170 000, millega te selle ostsite, vaid 250 000, ehk te peate selle 80 000 pealt veel maksma maksu. Ja ei olegi midagi mõelda, pidigi maksma, nii et ka seal on nagu tehingu pealt selline tasu olemas, nii et ma arvan, et see on kindlasti valikute koht ja võimalus, et mina isiklikult olen küll ka seda meelt, et on aeg nagu selles suunas ikkagi, sest meil ei ole võimalik seda maksukoormust ümber jagada aktsiiside peale või on näha, mis alkoholi ja kütusega on jõudnud, see on viimase piiri peal, siin enam otsa nagu kannat ei ole võimalik panna. Robert, mis sinu arust on kitsaskohad, mis täna võib-olla tööstusinvesteeringuid pidurdavad? Ma jätaks selle Venemaa teema käsitlemise targu kõrvale ja ma tuleks korraks tagasi nüüd seda, mida Siim Kallas siin korraks arutas, aga natuke teise nurga pealt, et juba mitu aastat tagasi ütles mu kolleeg, et Eesti majanduslangus jäi rippuma töötleva tööstuse nagi otsa. Suurepäraselt öeldud. Ja tõepoolest Eesti majandusmootor oli eksportiv töötlastööstus 2010, 11, 12, siis võttis üle selle, sisemaine kaubandus ja sealt alates 14-15 ei ole nagu vedurit olnud, et lihtsalt vaikselt loksume edasi. Nüüd näpuga osutada, et see on valesti, on minu arvates väär. Mis on toimunud on see, et vaatame oma demograafiat. Meil on demograafia prognoos, kui Siim Kallas ütles, et lahkub tööturult, elanikkond väheneb 25 aasta jooksul 10%, siis see on väga väike number võrreldes sellega,
et meil lahkub järgmise 5 aasta jooksul tööturult, ehk siis vanuses 16–74 inimestest lahkub 50 000 inimest ehk 7%, 10 aasta jooksul 100 000 inimest ehk 13% ja 20 aasta jooksul 20% lahkub tööturult. Saab seda, et kõik ettevõtted peavad läbi ajama 20% vähema rahvastikuga. Mis on päris probleem? See on päris probleem. Ja nüüd sellest tulenevalt, et inimesi on ikkagi suhteliselt vähe ja minu arvates nagu palk on meil ikkagi väike. Et 1000 eurot, kuhu on jõutud, on Soomega võrreldes väike. Inimesed saavad sellest suurepäraselt aru. Meil on töö vaba liikumine Soome vahel. Ja ütleme, Eesti õnn on olnud pidevalt see, et ärimudel perekondades töötab ikkagi niimoodi, et päris palju inimesi liiguvad edasi tagasi. Kui Läti ja Leedu, mida ma olen ka pisut näinud, on ärimudel ühe otsa pilet Dublinisse, siis Eestis ikkagi liigutakse Soome ja Eesti vahel, tuuakse raha Eestisse tagasi. Ja töö vaba liikumine tähendab seda, et tegelikult on töövõtjate surve kandunud ilusti üle ettevõtjate kasumiaruannetesse. Et kui meil on nüüd 2011 kuni 2015 on SKT stabiilselt kasvanud ja üldiselt mina pean tunnistama, et reaalne SKT on nii keeruline asi, et sellest saavad ainult ökonomistid aru, et mina oskan nominaalne SKT sellest rääkida, seepärast et see ikkagi vastab enam vähem nagu kasumiaruandele, et ülemine rida on nominaalne SKT, see on kogu aeg kasvanud ja nüüd selle saab komponenteks lüüa teistpidi ka, et lööme selle niimoodi komponenteks, mis on olnud ettevõtete lisandväärtus, ehk sisult kasumid. Aastal 2011 oli 4,8 miljardit eurot, aastal 2015 4,7, aga no vahepeal oli ka üle 5 pisut. On läinud ja veid langenud, aga jäänud samaks, absoluudis jäänud samaks, ettevõtjate kasumid on jäänud samaks. Samal ajal meil on SKT pidevalt kasvanud ja töövõtjate kompensatsioon, ehk siis palgad pluss maksud on tõusnud 7,5 miljardilt 9,8 2015 lõpus. See tähendab seda, et tegelikult on ettevõtjad võtnud üles korjanud 2 miljardi eurose arve ja tõstnud töövõtjate ehk töötajate heaolu oma enda kasumi arvelt. Nüüd meil on hästi palju räägitud, see olukord ei ole jätkusuutlik ja nii edasi, aga siin ei ole ka nagu mingit muud väljapääsu, sest töövõtjaid väheneb. Ja ainus väljapääs, mis on viiakse ellu investeeringuid ja just efektiivsusesse. Ja nüüd viimane mõte, mis ma tahtsin see öelda, et kui meil on nüüd 5 aastat järjest, võiksin siis öelda, see on Brexit, võlakriis, Kreeka kriis, nüüd oli ühesõnaga Putin ja Ukraina ja kogu aeg on väliskeskkond hästi segane ja kahtlane, siis no selle fooni pealt võiks arvata, et ettevõtjad on ammu maamunalt või Eestimaa pinna pealt kadunud. Nüüd vastupidi, me oleme jõudnud just tänu sellele palgatõusule, aga väga paljuski ka väliskeskkonna nõrkusele sellesse faasi, kus Eesti ettevõtted, just Eesti kapitalipõhilised ettevõtjad, kuid enamus ikkagi Eesti tööstusettevõtted on jõudnud faasi, mitte ainult tööstus, vaid ka ütleme kaubandus ja logistika, kus on selge, et kui investeeringuid rohkem ei tee või praegu ei tee, see edasi enam ei saa. Ja sama palgatõus, siin oli mõned aastad tagasi, keegi ütles väga hästi, et kui palgad lähevad üle 1000, siis ladudes ei ole enam ühtegi inimest, on robotlaod. Ja nii on juhtunud. Ja nüüd mida me näeme on see, et viimase 12 kuuga Eesti Panga statistika on kasvanud ettevõtete laenuportfell ja see ei ole, kes tahab veel skeptiline olla või midagi öelda, see ei ole ainult kinnisvara on alla poole, ettevõtete laenuportfell on kasvanud 6,7%, mis on rohkem kui viimased 6-7 aastat kokku. Nii et mida me näeme just pangast on see, et praegu tehakse väga palju investeeringuid just tööstusettevõtetesse, efektiivsusesse, aga mitte ainult, ka uued mahud. Ja mis pärast, sest on selge, et kui ei tee, siis edasi lihtsalt ei saa. Et mitte midagi tegemine on kindel halb stsenaarium, et siis vähemasti viiakse ellu ja tehakse. Mida teha? Ma arvan, praegu tehaksegi madalad intressid, toode on hea, siis investeeritakse. Investeeritakse selli näitel, eks ju, efektiivsusesse, keskkonda, aga väga palju ka mingil määral uutesse mahtudesse. Seda peakski tegema. Jah, Toomas. Ma võivad mõne repliigina, et mina nagu isiklikust vaatevinklist näen, et ütleme Eesti majanduse kõige suurem probleem või väljakutse on ikkagi tõepoolest see sama tööjõud. See, millele Robert vihjas, et jämedalt 10 aastaga 100 000 töötajat kaob. Ja selles mõttes ütleme, et täna loomulikult ettevõtjad on mures selle pärast, et palgakasv on olnud väga kiire
jämedalt mingisugune 5-6% viimased 3 aastat ja see tõepoolest on toimunud kasumite arvelt. Mul ei meelde üks number, et ainuüksi selle aasta teises kvartalis nii-öelda maksti töövõtjatele välja 97 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi. See teeb aasta peale kokku 400 miljonit eurot makstakse nii-öelda töötajatele rohkem välja, samas nii-öelda tõepoolest see toimub nagu valdavalt kasumite arvelt. Aga sellel on väike teine positiivne nüanss ikkagi selle keskmise palgatõusul on see, et teist korda viitan Jüri Mõisale, luban, et 3. korda ei tee, et tema kirjutas ka Äripäevas loo, kus tõepoolest aastal 2015 muutus Eesti taas neto sisserändega riigiks, kus nii-öelda Eestisse tuli nii-öelda inimesi rohkem elama, kui siit ära läks. Ma arvan, et sellel vaieldamatult on üks põhjus sellele, et tõepoolest keskmised palgad on siiski liikunud kõrgemale, inimesed on hakanud nii-öelda tagasi tulema. Ja teine selle tööjõu poole pealt, ma olen kindlalt seda meelt, et meil ei ole ka muud valikut, kui ikkagi tööjõuturgu tuleb liberaliseerida. Ja selles mõttes on nagu väga hea, et eile just majanduskomisjonis oli välismaalaste seaduse muudatusettepanekud laual, kus tõepoolest nii-öelda tuuakse sisse, et kvoodi alt jäävad välja nii-öelda iduettevõttesse minevad kolmandate riikide inimesed, samamoodi nii-öelda suurinvestor selles mõistes 1 miljon eurot investeerivad, saavad nii-öelda elamisloa, seal on nüüd vaidlus selle üle, kas see läheb nii-öelda kvoodi alla või mitte, me oleme majanduskomisjon võttis seisukoha, et see ei läheks kvoodi alla, nii et ma arvan, et tervikuna selline tööjõuturu liberaliseerimine on täiesti vältimatu kõige selle taustal, millele nagu Robert vihjas ja palju räägitud tegelikult ka see tööhõivereform, mida on palju kritiseeritud, töövõimereform, aga selle ikkagi eesmärk on üllas tegelikult tuua tööjõuturule võib-olla 10-15 000 inimest, kes tänasel tegelikult ei ole. Et ma arvan, et see tööjõuturg ja see on nagu kõige suurem probleem tegelikult ettevõtjate jaoks juba täna, et Eesti on kõige väiksema tööpuudusega riik Euroopa Liidus, Eestis on tööpuudus 4,1%, suurepärane uudis valitsuse jaoks, suurepärane uudis nii-öelda inimeste jaoks, ent see kindlasti on just, sellega ma tahtsin lõpetada, et see kindlasti teiselt poolt vaadates ettevõtja poole pealt on see probleem, et nende jaoks see tähendab seda, et vabu käsi turul praktiliselt enam ei ole. Ja pangad tõusevad. Kui me nüüd vaatame seda ettevõtja poolt ja vaatame samas, kuidas tööstus täna muutub ka maailmas väga palju, mitte ainult Eestis, nii tehnoloogiate toel, kas või see, kuidas automatiseerituse tõttu tuuakse tootmist arenguriikidest, lääneriikidesse, on see nii Ameerika kui Lääne-Euroopa tagasi juba osaliselt, et minust ei saa tervikuna öelda, et Eesti toetab tööstust, see on liiga üldine, et kas me peaksime siin leidma mingi niši, mis on meie osa, milles me tugev oleme, või mingit komponenti kogu selles hankeahelas, mida me täidame, et mis on meie eripära. Et kas te arvate, et see oleks mõistlik ja kui jah, et mis see võiks olla? Mis niši me selles, millega me maailmale kasulikud oleme? Mina arvan ja täiesti olen sellest kirjutanud ja olen täiesti veendunud, et mõistlik riik, kuid eriti väikese avatud majandusega riik ei saa endale lubada sellist luksust, et me nüüd valime midagi välja ja midagi jätame kõrvale. Ja siin tuleb nagu hoolikalt vahet teha, et kas me räägime tsentraalsest planeerimisest, et nüüd ütlemegi, et tegeleme ainult sellega, teistega ei tegele, või me räägime nii-öelda nutika spetsialiseerumisest. Ja nüüd siin Jüri Raidla küsimusest ennem on üks teine meie majanduse allhoovus, selline hästi külm allhoovus, on see, et tegelikult 20% avaliku sektori kulutustest on tagastamatust abist ja isegi rohkem 50% vist investeeringutest. Lähme siit võib-olla tööstusest üks nõks kaugemale, siis tuleme kohe tagasi. Investeeritud teadusesse on ju väga suur osa, kas on Euroopa otse struktuurifondid, Archimedes jagab laiali 2014 kuni 2020 360 miljonit eurot, nii et sisuliselt võib öelda, et kogu teadus on finantseeritud abirahast, kogu, mingi väga suur osa. Ja nüüd kutsuti mind arutlema teemal Tartu Ülikooli just, et mis siis saab teaduses, kui kaob ära välisabi. No aga halb lugu. See sõltub sellest, kui mõistlikult me oleme täna kasutanud olemasolevat raha, et kas on investeeritud mõistlike tootmiskomplekssesse või mitte. Et investeering haridusse ei pea mõõtma korrustes. Investeering haridusse ikka peaks mõõtma patentides ja nii edasi. Ja nüüd milliseid asju arendada või mitte. Et siinkohal ma mõtisklesin, kui võeta seda majanduskasvu teoreetilisest plaanist, siis majanduskasv on, üldiselt leitakse, et on funktsioon kapitali, siis nii rahalise kui intellektuaalse ja tööjõu ja siis mingisuguse spetsialiseerimise faktori korrutisena. Palju kapitali, see on majandus,
suurem, on palju tööjõudu, on majandus suurem ja nii edasi. Ja nüüd koht, mida ma tahakski võib-olla rõhutada, olles siin ka mingit pidi Tallinna Tehnikaülikooliga seotud, et ma arvan, meie majanduse järgmine arenguhüpe saab tulla sellest, kui me nii teaduses kui ka ettevõtluses otsime ühisosi. Ma ei ütle, et kõik teadlased peavad tegelema oma intellektuaalse omandi kommertsialiseerimisega, kaugel sellest. Ja enamus ettevõtteid ei oma teadusega mitte mingit seost. Noh, võtame siin juuksuri töökojad. No ei ole, mitte midagi teha. Aga ühisosade mitteotsimine on tegelikult ka tagurpidi käik. Ja mis mu mõte on jällegi selles, et järjest komplekssemaks ja keerulisemaks muutuvas maailmas me põhimõtteliselt peale abipakettide lõppemist ja nii edasi saame toetuda ainult iseenda üles ehitatud kompetentsidele ja ressurssidele, nii kapitalibaasile kui ka intellektuaalsele omandile. Ja nüüd täna, kui meil on teaduses niisugust abirahad, siis tegelikult, et milline on Eesti teaduse ja majanduse ühisosa, naeruväärselt väike. Ja see on nüüd just see koht, kus ei saa öelda koostöö ülikoolidega, see kõlab klišeena, aga mingitki pidi patentide kommertsialiseerimine võiks olla poliitikategijatele, siin on nüüd see Ilvese dilemma, et policy ja politics, et policy tegijatele võiks olla eesmärgiks omaette. Ma jagan siin Roberti mõtet, et mina julgen enda nimel väita, et ma arvan, et meil ei ole seda luksust ja võib-olla ka tarkust otsustada ettevõtjate nimel, et mis siis võiks olla see eelistatud tegevus tööstusvaldkonnas, mida teha, mida mitte. Et siin ma arvan, et ettevõtjad on meie eest selle eest kordades targemad ja tunnetavad seda turgu ja tegeliku nõudluste pakkumist kordades paremini. Samas ütleme, et toon lihtsalt ka brutaalse näite näiteks Pärnu pinnalt, kust ma enamus aega oma tegevustest olen toimetanud, et küll me ei ole üldse vaimustuses Pärnus, me ei püüa iga investeeringut, mida Pärnumaale pakutakse. Meid ei huvita investeeringud, kus hakatakse maksma vähem, kui on näiteks Pärnumaa keskmine palk. Ma ei näe põhjust eriti selle tööjõuturu tingimuste juures nagu iga investeeringut iga hinnaga püüda. Et ma arvan, et selles mõttes nagu Eestil on nagu piisavalt hästi läinud, et meil on nagu võimalus valida, aga loomulikult on mingid üldised printsiibid, et kui me vaatame kas või IT-sektori osakaalu, ütleme SKT-s, kui ta 2005 oli 1%, siis täna on ta 3,5% ja me teame, millist on seal palgad. Loomulikult me peaksime mõtlema, koolitama inimesi võimalikult palju, et sinna sektorisse leida inimesi või tänase võõrustaja näitel, et mulle väga meeldib, et ma vaatan, teil on missioon alles lõpule viimata ja täitmata, et seal on kirjas, et from wood to paper, et see paberivabrik ikka, ma usun, et kui riik ja valitsus oma ülesanne täidab, siis ma loodan, et Hansel Grupi poolt tuleb ka see paberivabrik lõpuks siia, et on ilmselge, et lõpptoodangu näol jääb rohkem lisandväärtus siia koha peale ka maha, nii et see on teine selline, on terve reeda üldiseid printsiipe, mida järgida. Aga mis Euroopa Liidu ja nende abirahade teemat puudutab, siis loomulikult ütleme, et teistpidi oleks rumal täna neid ju mitte vastu võtta. Aga mina ei näe neid ka nii mustades värvides nüüd aastast 2021, kui just Euroopa Liit ei ole selleks ajaks laiali läinud. Loomulikult brittide lahkumine sellest kindlasti mõjutab ka Euroopa Liidu eelarvet väga kõvasti ja kindlasti need numbrid vähenevad, aga pole põhjust arvata, et me nüüd sealt enam üldse midagi ei saa, et seda kindlasti me saame ka jätkuvalt. Ja teine, mida tuleb tunnustuseks öelda kõikide valitsuste aadressil Eestis, kuhu kallale juba mina täna tahaks tegelikult minna, aga ei lubata sinna minna, on see, et Eesti riigi laenukoormus on ikka täna täiesti olematu. Eesti riigi laenukoormus on kuskil 10% SKT-st, see on kuskil 2,1 miljardit, sealhulgas veel keskvalitsus oma kuskil 1,3 miljardit, et tegelikult on ka see üks puhver, mida on võimalus siis kasutada, millega tegelikult Eesti Panga president on juhtinud tähelepanu, kui mina olen toonud, et tegelikult tuleks ikka 500 miljonit ettevõtluse elavdamiseks laenu võtta, ehitada need 3 maanteed, Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Narva, need mitte kogu pikkuses, aga lõigud korda teha, elavdab majandust, on ju liiklusohutus ja nii edasi, on ju, aga Eesti Panga president ka ühe põhjusena toonud, et pigem seda laenureservi või ressurssi tuleks hoida pigem perioodil aastast 2021 ja edasi, nii et selles mõttes ma arvan, et meil ülearu põhjust muretseda ei ole, sest terve rida neid investeeringuid, mis on ka tehtud, ei tähenda täiendavaid uusi nii suuri kapitali mahutusi, võtame keskkonda on väga palju raha tegelikult läinud, ka tegelikult teedesse on väga palju raha läinud, et seda ei pea sellistes mahtudes jätkuvalt tegema, aga loomulikult ütleme, et väga tähtis on neid veel eriti selle perioodi rahalisi vahendeid silmas pidades seda sama jätkusuutlikkust silmas pidama, et me peame tegema sellist investeeringut,
et me enam hiljem ei vaja nii-öelda väljastpoolt abi, vaid saame ise hakkama. Olari, kuidas näed seda? Keeruline on sellist sõprade seltskonnas olla, kus üks on poliitik ja teine on pankur, eks räägivad peaaegu kõik ära, aga ma vaataks siin sellist aspekti, et see ettevõte, kus me praegu viibime, toolib ka siia ikka meie ette ilusate silme pärast, võetab selle pärast, et meil on palju haavapuitu. Ehk see, mida me täna saaksime teha, enamost on see, et me peaksime üle vaatama oma ressursid. Tegelikult meil on ressurss ja mets, meil on põlevkivi ja meil on fosforiit. See, mida tegelikult peaks tegema, et kas või läbi rahvahääletuse saada selgeks, no kas me avame oma fosforiidimaardlad või mitte, mis on väidetavasti maailma suurimad, eks. Selle peaks ära lahendama lähiajal, ma arvan, kes on meil mitu aastat hästi suured välisinvesteeringud suurde voolus. Et selle kohapealse ressursiga just, et meil kõikidel ei ole võimalik Eestis... No me ei saa pakkuda ju täna kuradi enam tööjõudu, sest meil on sisuliselt tööjõupuudus. Serveri parki ka ei saa ilmselt energiakulude tõttu tuua siia nii hästi. Oma valikut teha. Üks mõte, mis mul tuli statistikat vaates, nägin numbreid ja kui Toomas Kivimägi ka Soomet juba mainis, siis Soomes on 3,5 korda rohkem töötajaid tööstuses kui Eestis, no mis on loogiline rahvaarvu vaadates, aga lisandväärtus töötaja kohta, ehk see siis on kasum, palgad ja maksud, et see on 10 korda väiksem. Et see on nagu väga suur vahe just selles, kui palju ühe töötaja kohta me suudame lisandväärtust luua. Ja ma küsiks teie käest nüüd ühe sellise julge küsimuse, et oletame, et te olete nüüd see Eesti tööstuse tsaar järgnevad 3 aastat, saate ühe asja teha, et seda lisandväärtushüpet parandada, et mis see on? See ei ole lihtne küsimus, aga ma arvan huvitav. Äkki ei ole isegi 3 aastat vaja, aga ühte asja ka ei ole olemas. Et meie suure naabri kogemust põhjal tsaar oli sellise piiramatu võimuga, eks, et see on selle hea ametlik post. Et ma arvan, et ütleme, tähendab kõigepealt teeks sellise käigu, et kõik sõjaõhutajad viiks 3 kuuks Eesti sõdurite baaskursustele, siis nad ei sega. Teiseks viiks börsile 30% ulatus vähemalt, eks, kõik riigiettevõtted, siis ütleme kolmandaks teeks rahva seas referendum fosforiidi küsimuses, no kusjuures annaks näiteks 10 miljonit eurot nii pooldajatel kui vastastel, laseks asja ette valmistada, et asi saaks ühele poole ja ütleme, ükskõik kumma poole seisukohad muutus naeruväärseks, eks ünaga. Ja siis ausalt öeldes võtaks kokku mittepoliitikutest seltskonna, kuna poliitikud on tegelikult kõik enam jaolt, võib-olla mõned üksikud erandid välja arvata, on sõdurite vahekurust, võttes kokku eksperdid pühma ja ka teeks maksureformi, eks. Selle 1% kaupa sotsiaalmaksu langetamine, see ei tee mitte meelagist, eks, üsnaga. Kindlasti on see võimalik ära teha, eks, üsnaga. Ja ega rohkem tegelikult vaja olegi. Nii et ainult 4 asja, millest 2 on sellised üksteist sõltuvad. Aitäh! No mina esmalt tänan Olarit, et sa mind sinna sõdurite baaskurustele saadnud, aitäh! Üks, kus nagu ütleme ikkagi tõepoolest valitsusel on arvestatav roll, et ma ei hakka üle kordama, on see sama tööturupoliitika, ütleme, et see hoob on väga suures osas valitsuse käes. Loomulikult ettevõtjate käes on ju läbi keskmise palgatõusu, aga ikkagi valitsusel on terve rida võimalusi, et ma arvan, et me peaksime sellest kastist nagu välja saama
ja noh, need numbrid mingi 1300 või mis see kvoot nii-öelda täna tegelikult kolmandatest riikidest on, et me peaksime seda oluliselt nagu liberaliseerima, et see on nagu üks, mida kindlasti peaks tegema. Kaks, täiesti nõus nii Olariga kui ka millel ka Siim Kallas tegelikult vihjas, et riigiettevõtte erastamine. Me oleme jäänud nüüd istuma sinna otsa, et me tegime ikka tegelikult väga eduka erastamise aastaid tagasi on ju, või aastakümneid tagasi tegelikult, noh, kui 10 läks üks untsu, no jumal temaga, aga 9 nii-öelda toimetavad väga hästi ja ma arvan, et nüüd oleks nagu aeg uuele ringile, et täna MKM-i all on kuskil 20 ettevõtet, MKM on täna siin väga aktiivne olnud, tegelikult kuskil 4-5 ettevõtet on nagu nii-öelda plaanis nagu erastada, on juttu olnud, ütleme Eesti Teed on üks esimene, mis kindlasti läheb, Eesti Post, noh kindlasti see paki pool, millega nad tegelevad, on selline omapärane asutus nagu Metrosert, on veel teede tehnokeskus, täiesti uskumatu, mida riik peab, teede tehnokeskus, seal insenerid töötavad ja annavad konsultatsioone ja teevad, see on riigi oma, see peab riigi kontrolli all olema, noh täiesti nagu jagu. Et selles mõttes nagu, ja on juttu olnud ka tegelikult EVR Cargost, noh sellega on väike teema see, et seal ei ole väga tõsist konkurentsi, nii et ma olen igal juhul seda meelt, et need tuleks tuimalt nii-öelda erastada, võib-olla EVR Cargoga peab natukene mõtlema, see on natukene delikaatsem ja peenem teema. Aga ka teiste ettevõtete puhul ma olen tõesti seda meelt, et ka meie börsi elavdada ja peaks viima julgemine, ma olen täiesti nõus, et Eesti Energias peab kontrolli jääma riigi kätte, aga viia 10, 20, 30% sellest nii-öelda börsile, no mis muutub, mitte midagi ei muutu halvemaks. Riik jääb ikkagi kontrollima, aga tekib nii-öelda tegelikult ikkagi erakapital, sinna tekivad börsireeglid ja tõepoolest neid pahandusi, ma arvan, et tegelikult pikas vaates oleks nagu oluliselt ei oleks üldse, nii et need on kindlasti olulised asjad ja mina tõepoolest ikkagi elavdaks praegusel hetkel ka investeeringutega, ka riigipoolsete täiendavate investeeringutega seda majandust, sest täna ta on sellises seisus, kus ta vajaks natukene riigi poolt võib-olla sellist tõuget. Ja neljas, et juhuks, kui jääb pärast aega, siis ma olen kindlalt meelt, et pean muidugi vabandama Estonian Celli ees, et me ei ole seda elektriintensiivsete ettevõtete nii-öelda elektrienergia teemat tänaseks päevaks suutnud ära lahendada, aga me teeme kõik seda, et lahendada, sest asi on tõsine tegelikult, et täna näidati veel hoopis hullemaid numbrid, et mul oli aastatagune ettekanne teie kaustast ja seal oli näha, et ütleme võrreldes Soome ja Rootsiga nii-öelda elektrienergia hinnad täna Estonian Celli jaoks olid mingisugune kolmandiku võrra kõrgemad, täna tuli välja, et see on lausa juba 65% või lausa 2 korda võrreldes Rootsiga, me ei ole konkurentsivõimeks. Ja küsimus ei ole ju tõepoolest selles elektrienergia hinnas, eks ju, et see on ju üks ja sama, aga kui me paneme sinna erinused, tulevad rohelist energiast, erinused tulevad aktsiisist. Samas ma ei ole ka väga kriitiline, sest tegelikult vaadake, kui palju me oleme investeerinud tegelikult energeetikasse viimastel aastatel, ka elektrienergia tootmisse ja me oleme üks edulugusid on tegelikult, ma arvan, väga vähe inimesed, kes usuvad, et Eestis on taastuv energia osaga lõpptarbimises 26%. Soojamajandus lausa 45%, elektritootmises 14%, need on 2014. aasta andmed. Et see on fantastiline edulugu, loomulikult on sellel oma hind on, me oleme pidanud nii-öelda kõik tarbijatena maksma selle eest ka nagu rohkem, aga ütleme, et Estonian Celli ja ka Wienerbergeri näite puhul see on üle kriitilise piiri, et ma tean, et selle sama paberitehasega ma asjata ei provotseeri, et selle rajamine Eestis on olnud kõne alla ja ma vist väga ei eksi, kui peamine põhjus, miks seda nii-öelda ei ole täna tõsiselt lauale pandud, on see sama ikkagi elektrienergia hinna teema. Ja sellest loomulikult ei räägi mitte ainult energiaintensiivsed ettevõtted, vaid räägivad sellest tegelikult ka kus see elektrienergia tarbimine ei ole nii suur, nii et see on üks selline kahe otsaga asi, mõtlen veel kord, me oleme palju saavutanud, ütleme, varustuskindluses on ju, mis on loomulikult olnud eesmärki, me oleme pidanud palju investeerima, aga võib-olla tõepoolest tahetakse need investeeringud ka liiga lühikese aja jooksul amortiseerida, nii et täna see on kindlasti probleemiks ja ma olen igal juhul seda meelt, et see on õiglane ja konkurentsivõime seisukohalt ülioluline see probleem ära lahendada ja nagu härra Pomerants vihjas, siis ka mina tean seda ja see on üks minu südameasi, mida ma olen ka tõepoolest lubanud, et valitsus on tänase laual kabinetis põhimõtteliselt, seal on 4 erinevat nii-öelda varianti, on see aktsiisi pealt või rohelise energia pealt, milline valik tehakse, on ju, see jääb ikkagi valitsuse ja kabineti seinte vahele, aga ma igal juhul teen kõik selle nimel, et nende ka energiaintensiivsete ettevõtete konkurentsivõime nagu paraneb. Et kui ühtepidi jah, võib-olla me peaksime olema sellised ressursisäästlikud, aga teisest küljest seesama näide, et 26% energia lõpptarbimisest on taastuvenergia, siis me ei peaks nagu sellelt pinnalt nagu ülearu ka muretsema. Robert. Esiteks ma võimendaks Olari poolt alguses öeldud, aga hiljem natuke tahaplaanile jäänud märkust, et ühte lahendust ei ole olemas. Et kes usub, et teeme ühe otsuse ja see lahendab ära, ma arvan, et see on lihtsalt halb unenägu. Keegi ei taha, et kellelgi oleks võimu teha ühte otsust.
ja mida tegelikult on tehtud viimase 15-20 aasta jooksul ja tehakse edasi, on see, et meil on umbes 10 000 ettevõtjat, kes pidevalt on turul ja konkureerivad ja see ongi parim majanduspoliitika. Riigi parim roll on siin põhimõtteliselt mitte liiga palju sekkuda. Nüüd 2 asja peegeldaks vastu. Esiteks, mis puudutab makse. Et ma olen päris paljude käest küsinud, et kui siis tuli uudis, et PKC paneb tehase suures mahus tootmise kinni, kus oli siis Volvodele ja Scaniatele tehti veoautodele juhtmeid Keila kandis aasta varem ka Haapsalus, et nüüd on see ilmne märk, et tuleb muuta maksuseadusi. Et ma pean tunnistama, mina ei saanud aru sellest kriitikast ükskõik kelle aadressil, siis eelkõige siis nüüd politics aadressil, et kuidas on võimalik midagi maksudes muuta, kui sul on Eestis palgad on rajoon 900 või 1000 selles sektoris ja Venemaal on 400 või 300, et ükskõik kuidas me makse ei muudaks ja kokkuvõttes siin on rohkem. Ja on ilmne, et ettevõtja, kelle ärimudel on maksta 900 kuni 1000 või midagi sellist või vähem, 600 kuni 700, panebki siin kinni, siin maksud ei aita, siin midagi ei aita. Siis sotsiaalmaksu lae kehtestamine, ka väga huvitav idee, aga eeldusel, et meil demograafiast ei ole näha, et see kuidagi muutuks, rahvastik vananeb, siis haigekassa on miinuses ja jääb järjest suuremasse miinusesse. Lae kehtestamine tähendab seda, et raha jääb seal veelgi vähemaks. Ja raha jääb vähemaks, kui sa paned lae, sissetulekute jaotus on mitte lineaarne, väike osa inimesi võidab ja suur osa maksab lihtsalt palju rohkem. Aga see selleks, kindlasti on mingid muid mõtteid, kuidas sa saab teha. Näiteks üks mõte, mida oleme siin kaubakoja juhatuses ka arutanud, on see, et miks peab olema sotsiaalmaks makstud ettevõtte poolt. Et sotsiaalmaks võiks olla makstud nagu paljudes riikides töövõtja poolt. Jah, seda saab IT-ga lahendada, nii et see toimub automaatselt nagu teise samba kogumine, aga põhimõtteliselt arve käib läbi inimese, mis ta ka näeb reaalselt, mis ta maksab ja läheb nõuab ka vastavat teenust. Mul oli kahjuks kokkupuude meditsiiniteenusega, ma tunnistama, et kui me pakuks niisugust teenust nagu seal polikliinikus, kus ma käisin ka lapsena samades ruumides, sama remondiga, et siis ilmselt meil ei olekski enam kliente, aga millegipärast see toimib niimoodi. Ja viimane asi, et me oleme apoliitiline asutus ja valitsejad on oma mandaadi rahva käest saanud, nad ise teavad, seal on alati mingid põhjused, miks mingid asju erastatakse ja miks mitte erastata ja jumal temaga, aga mida küll võiks öelda ja seda nüüd, mis probleemi me lahendame erastamisega, võib-olla mingis osas me lahendame seda probleemi, et riigikassasse raha saada, aga ma arvan, et see on pigem väiksem probleem. Me lahendame ikkagi, mida Erkki Raasuka siin paar nädalat tagasi välja tõi, corporate governance'i probleemi, juhtimisprobleemi. Aga seda saab lahendada ka ilma erastamiseta, kui näiteks riik võtab vastu seaduse, et kõik riigile kas või 0,1% kuuluvad ettevõtted peavad alluma börsisüsteemile ja raporteerima olema täpselt sama avalikud kui börsiettevõtted. Absoluutselt mitte midagi tegema ei pea, kulud ei suurene, poliitika jääb samaks, kõik oleks avalik. Väga lihtne teha, palun. Ja muuseas, ja siis viimati küsida, et mis siis tööstusettevõtted, ma arvan ikkagi jah, et kuigi ma ei usu sellesse, et saab ette valida sektoreid, siis puit, toit ja põlevkivi on ja fosforid on enam-vähem need, mis meil on võimalus luua terve vertikaal ja seda võimalust oleks nagu mõistlik kasutada. Olari, sulle viimane kommentaar. Et ma ikkagi ei ole seda meelt küll, et sotsiaalmaksul ei tuleks tage olla. See on innovatsiooni majanduse jaoks äärmiselt vajalik. No täna innovatiivile suunatud majandus lahkub Eestist, eks ju, ja kindlasti me kokkuvõttes võidaksime märgatavad rohkem sotsiaalmaksu, ühesõnaga, no kui me ütlesime sotsiaalmaksu, või kui me kehtestaksime sotsiaalmaksu lae, siia tuleks rohkem, ühesõnaga, tarka majandust, eks, ühesõnaga A ja B on ka see, et ühesõnaga meie targad noored ei lähesid ära, eks. Me oleme nüüd ajaga jõudnud ühele poole, et kas me jõuame võtta ka veel ühe küsimuse saalist? Üks küsimus, jah. Jah, et kas on? Siin vist on üks küsimus. Lembit Kaljuvee.
Lääne-Viru esimene maavanem. Ma küsiks kõigi käest seda, et kuidas tarkusega on. Kalevipoeg on öelnud, et kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkust tunnistada. Robert on, võib-olla hakkab peale, tema on Tehnikaülikooli kuratooriumi liige. Kuidas meil selle tarkusega on ja selle tarkade tegemisega? Et ju põhimõtteliselt targad otsused viivad edule ja arengule. Et kas meil sealt on tulemas, kas meie tarkade hulk suureneb või inimeste hulk väheneb, et areng saab olla ainult läbi tarkuse siis, et kuidas meie ülikoolisüsteem toetab seda, et meil oleks innovatiivsed ettevõtted ja tark tegutsemine. Kõigile küsimus, aitäh. Kui nüüd ülikoolide teema avada, siis läheks paar paneeli jagu aega veel, eriti mullusuvistest kogemustest rääkides. Mina olen seda meelt ja ma olen aru saanud viimase ajakirjanduse põhjal, et ka seda toetab rektor Aaviksoo, et ülikoolide roll majanduses on duaalne. Ühest küljest on tegeleda tippteadusega ja teisest küljest ikkagi koolitada, ja see võib kõlada nüüd vanamoodsalt, koolitada rahva majandusele spetsialisti. Et no ütleme niiviisi, et kui Tehnikaülikooli mandaadist rääkides, Tehnikaülikoolil on ka osa mandaati olla rauakool Koplis ja koolitada spetsialistist. Kui meil spetsialisti ei tule, siis ainult teadlastega ei loo töökohti. Ja nüüd mulle tundub, et kuhu suunas me liigume, vähemasti sealt Mustamäe poolt vaadatuna, ongi sellise duaalse mandaadi elluviimine, et selleks, et koolitada häid spetsialiste, sul on vaja tipptasemel teadust, kes loovad artikleid ja nii edasi. Kui tipptaseme teadus jällegi ilma koolituseta ja spetsialistideta ei vii rahva majandust edasi. Selle mõistagi laiemas mõttes ja minu meelest me liigume seal küll nagu päris õiges suunas. Et me just seda mandaati edasi viies oleme Eestile kasulikud. Ja kindlasti saab asju teha efektiivsemalt ja paremini ja mullu umbes samal ajal avaldatud Gunnaroki raport on endiselt olemas. Ma ei tea, et sellest oleks väga palju midagi juhtunud, välja arvatud Tehnikaülikool, kus õppekavade arv on ikkagi oluliselt vähenenud nüüd viimase perioodiga. Et kindlasti on arenguruumi, võib raha liiga palju. Aga ma arvan, me liigume õiges suunas, et ülikoolist tuleb majandusele vajalikke spetsialist. Ja siin on ka ettevõtjatel suur roll öelda, mis vaja on. Toomas Olari, lühike kommentaar. Mina tegelikult ka nagu ei muretse väga selle hariduse pärast, et kui me vaatame nüüd üldharidust, eks ju, siis tegelikult võtame üks selliseid, millega võrreldaks on need PISA-testid, kus vaieldamatult meie lapsed teevad väga häid tulemusi. Ja see teine tagumine ots veel, millest Robert rääkis ka ülikoolide poole pealt, ma arvan, et ülikoolide konkurentsivõime on täiesti aktsepteeritav ja võrreldav Euroopa tippülikoolidega küll, neid on nii palju, vist Tartu Ülikool, ma eksi, oli 350 vist, tundub, et väga kaugel, aga tegelikult suure maailmas just nimelt, et selle peale kokku nagu väga hea. Mis on probleemne koht minu hinnangul ja ma ei teagi, kus see lahenduse võti on kutseharidus. Et kui me tegelikult täna vaatame siis ka veel tööstuspoole pealt selle sama töö kohta veel üks number, et tööstussektoris on täna 3500 töötajat puudu, vaba ametikohta on, eks ju, vaba töökohta. Enne kõik insenerid ehk ei jätku, et just leid tegelikult ütleme kutseharidusel. Ja riik nagu tegi targa otsuse, et ta ei hakanud kõiki kutsekoole korda tegema, tegi mingisuguse valiku, valis 8 või 10, kontsentreeris nagu investeeringud. Aga mis ei ole juhtunud? Ei ole juhtunud see, et kutsekooli minevate õpilaste arv, mis oli eesmärk, protsentuaalselt kasvaks võrrelduna nendega, kes lähevad otse gümnaasiumisse. Seda muutust praktiliselt toimunud ei ole. Siin on raha pandud, eks ju, kõvasti, aga tegelikult õpilaste hulk protsentuaalselt, kes on valinud siis peale põhikooli, kutsekooli võrrelduna siis gümnaasiumi või keskkooli astmega ei ole kasvanud. Et see on minu jaoks paradoks ja siin tuleks tööd teha, et milles see probleem on, et potentsiaali eeldust on loodud ja see on üks selline lahendusi võtmeid ka nende sama 3500 töökoha täitmiseks, et kui olla kriitiline, siis ma oleksin kriitiline ikkagi kutsehariduse mõttes. Investeeritud on, aga tegelikult tulemust võrdväärselt tagasi tulnud ei ole. Et hästi lühidalt on võib-olla see, et mulle tundub isiklikult, et meil on kõrgharidus liiga palju raha, eks kuna meil on tasuta kõrgharidus ja me ei kontsentreeri
ERR-i oma, ütleme, riiklikku tellimust nende erialade peale, mis tegelikult oleks kuradi majandusel vaja. See on kohki raport. Nii, suur tänu. Meil on aeg liikuda kohvipausile. Meil pärast tuleb veel teine paneel, kus me vaatame siis tehnoloogiat tööstuse ümber ja minu arust oli väga huvitavad arvamused. Täname paneliste. Aitäh! Kohe algaval vaheajal saate jätkata arutelu paneeldiskussioonis osalejatega ja kindlasti täname ka oma poolt härra Kitti, Kivimäge ja härra Taali. Nüüd meil tuleb vaheaeg, me kohtume uuesti 15.40 siin, vaheaeg on umbes 20 minutit, teil on võimalik selle aja jooksul võtta küpsiseid, kohvi, käia ära tualettruumis. Me oleme kõrge riskikategooriaga ettevõtte territooriumil, palun ärge liikuge siin üksi, ainult koos meie töötajaga ja ka mitte väljas eriti